Hei! Täna süveneme ühte teemasse, mis on tegelikult kogu interneti alustalaks ja see on alamvõrkude loomine ehk siis subnetting. Lähme kohe asja juurde. Alustame kohe praktilisest probleemist. Kujuta ette, et sul on võrk, kus on, ütleme, 254 aadressi, aga su kontoril on tegelikult vaja ainult 30. Mis sa ülejäänud 224-ga teed? Lihtsalt lased raisku minna? See ongi see mure, millega võrguadministraatorid iga päev pead murravad. Tohutu ressursside raiskamine. Ja vaat siin me näemegi seda mustvalgel. Anda terve suur võrgublokk mingile väikesele osakonnale. No, see on nagu anda terve veoauto, et transportiirida ühte ainukest kirja. See on täiesti ebatõhus, tekitab turvariske ja on lihtsalt kolossaalne raiskamine. Aga okei, et lahendusest aru saada, peame sammu tagasi astuma ja rääkima paigast IP-võrkude põhireeglist. Need on nagu mängureeglid, mida peab lihtsalt teadma. Esimene ja kõige tähtsam on võrguaadress. See on kõige esimene aadress terves vahemikus. Kõige lihtsam on mõelda sellest kui tänavanimest. See identifitseerib terve tänava, aga sa ei saa seda aadressi ühele konkreetsele majale panna, eks ole. See ongi lihtsalt tänavanimi. Ja siis teises otsas on meil leviaadress. See on vahemiku kõige viimane aadress. Ja kui võrguaadress oli tänavanimi, siis leviaadress on nagu megavaljuhääldi sellel tänaval. Kui sa sinna sõnumi saadad, kuulevad seda absoluutselt kõik seadmed selles võrgus. See on mõeldud kõigile korraga. Ja siit tulebki see kõige olulisem point. Need kaks aadressi, võrguaadress ja leviaadress, neid me seadmetele anda ei saa. Need on reserveeritud. Kasutatavad on ainult kõik need aadressid, mis jäävad nende kahe vahele. Need ongi need, mida sa saad oma arvutile, telefonile või printerile anda. Ja see lihtne tõsiasi viib meid otse ühe väga olulise valemini. Valemini, mis aitab meil täpselt välja arvutada, kui palju seadmeid üks võrk tegelikult toetada suudab. Ja see valem on 2 astmes n miinus 2. Nüüd, mis see n on? See on lihtsalt nende bittide arv, mis on mõeldud seadmete ehk hostide jaoks. Ja see miinus 2. No, see tulebki nendest 2 aadressist, millest me just rääkisime. Võrguaadress ja leviaadress. Need 2 peame alati maha arvama. Okei, nüüd tagasi meie algse probleemi juurde. Kuidas me siis sellest aadresside raiskamisest lahti saame? Lahendus on tegelikult päris elegantne. Me võtame selle suure, kohmaka võrgu ja tükeldame selle väiksemateks, palju tõhusamateks osadeks. Ja just seda protsessi nimetataksegi subnettinguks. Kogu subnettingu idee on tegelikult lihtne. Me laename mõned bitid, mis olid algselt mõeldud seadmete aadresside jaoks ja kasutame neid hoopis selleks, et tõmmata uusi piire, luua uusi, väiksemaid võrke. See on natuke nagu võtaksid suure avatud kontori ja paneksid vaheseinad püski, et tekitada väiksemaid eraldi ruume. Ja vaat siin on see idee suurepäraselt visualiseeritud. Vasakul on meil algne 24 võrk. Näete need 8 rohelist bitti, need on kõik hostide jaoks. Aga nüüd me laename neist ühe. Vaadake, kuidas see üks roheline bitt muutub siniseks ja liigub võrgu poolele. Tulemuseks on 25 võrk. Ja mis me just tegime? Me jagasime ühe suure võrgu täpselt 2 väiksemaks. Nüüd, see kõik on tore ja kena, aga hakata iga kord käsitsi binaararvudega neid uusi piire arvutana. See on ausalt öeldes päris tüütu ja aeganõudev ja eksimisvõimalus on suur. Ja siinkohal sa ilmselt mõtledki, et kas tõesti pole mingit lihtsamat viisi, mingit otseteid? Ja tead mis? On küll. On olemas üks väga lihtne ja elegantne trikk ja selle nimi on maagiline number. Vaatamegi nüüd, kuidas see maagiline number aitab meil välkkiirelt need uued võrgud üles leida, ilma et peaksime binaararvudega mässama. Kuidas siis seda maagilist numbrit leida? Tegelikult on see imelihtne, sa lihtsalt vaatad oma uut alamvõrgu mäski. Binaarkujul muidugi. Ja siis leiad üles kõige viimase ükse selles reas. Just nimelt selle viimase laenatud biti. Ja mis iganes on selle biti kohaväärtus 10. süsteemis, see ongi sinu maagiline number. Nii lihtne see ongi. Teeme kohe ühe näite. Oletame, et me loome 26 võrgu. See tähendab, et me oleme laenanud 2 bitti hosti osast. See viimane üks ehk teine laenatud bitt satub täpselt 64 koha peale. Ja see tähendabki, et meie maagiline number on 64. Ja nüüd tulebki see maagiline osa. Kui sa tead, et su maagiline number on 64, siis sa tead ka kohe, kus su uued alamvõrgud algavad. Esimene on alati 0. Järgmine
Lihtsalt liida 64, saamegi punkt 64. Järgmine, liidame veel 64, saame punkt 128 ja nii edasi. Sa lihtsalt loendadki oma maagilise numbri kaupa. Ja nüüd, selle lihtsa maagilise numbritrikiga saame me selle meie kõige esimese probleemi lahendada ja lahendada lausa perfektselt. Vaatame, see osakond, mis vajas 30 aadressi, pole probleemi, loome neile /27 võrgu, mis annabki täpselt 30 kasutatavat aadressi. Ja teisele, mis vajas 50, teeme neile /26 võrku, mis annab 62 aadressi. Raiskamine on viidud miinimumini, tulemuseks on võrk, mis on tõhus, hästi organiseeritud ja palju turvalisem. Ja just see ongi põhjus, miks subnetting on nii fundamentaalne oskus. See ei ole lihtsalt numbritega mängimine. See on võime luua loogilisi, turvalisi ja ülimalt efektiivsed digitaalsed keskkondi. Tegelikult on subnetting suurepärane näide sellest nähtamatust loogikast, mis hoiab kogu meie digitaalset maailma töös. See toimub igas võrgus kogu aeg meie silme all, aga ometi märkamatut. Ja see paneb mõtlema, milliseid teisi selliseid geniaalseid digitaalseid struktuure me veel iga päev kasutame, ilma et meil sellest aimugi oleks.